kui hakata vaatama nagu tavaliselt nagu, mis või kes see osteopaat on, et manuaalterapeut ja meditsiiniline, see ei pruugi mitte midagi öelda, et siis ma tutvustaksin ennast kui suhtekorraldaja kui detektiiv vastavalt sellele, mis parasjagu käsil on. Ja jah, Noh, inimestega töötamine ongi üks suhte korraldamine ju. absoluutselt. Muidugi suhtekorraldajatel võib-olla tekib nagu küsimus, mis mõttes on ju. Vaadake, me suhteid võib eri moodi korraldada, et tänapäeval on probleem selles, et on nagu tihti inimesed, kellel on keha, teistel on meel ja mis seal vahepeal on, noh, on maja, tuled põlevad, aga kedagi pole kodus. Ja sina kutsud neid koju siis. Jah, ma aitan siis seda suhet korraldada, et koju jõuda. Ma saan aru, et kooli lõpust on juba nüüd natukene aega möödas, et kuidas siis tundub selline, ma ei tea, töö osteopaadina? Omamoodi ma näen, et see on päris vajalik. Ja see on ka üks põhjusi, miks me täna siin oleme ja koos Eveliga. Ennem kui ma nüüd Evelini juurde lähen, äkki sa räägid natukene veel, kuidas oli sinu teekond võib-olla osteopaatiani ja räägid, mis sinu taust on, et ma tean küll, et sa oled hästi palju oma elus näinud, käinud, aga võib-olla paari sõnaga, et meie kuulajad-vaatajad saaksid teada ka, kes sa ikka sääne oled ja kust sa tuled? Kes ma olen, kus ma tulen? No ennem kui ma jõudsin osteopaatia akadeemiasse, siis vaheldult ennem jõudis hakata selline suur sügav koroonaaeg. Ja siis ma mõtlesin, et nüüd tuleks hea aeg nagu ennast täiendada. Tollel ajal ma olin selline nii nimetatud joogaõpetaja ja õppisin ajurveeda manuaalteraapiat, aga siis ma ei pääsenud kuhugile enam liikuma ega õpetaja ei pääsenud Eestisse ja jäi selline tühi koht ja kuna õpetama või tunde andma ka ei lastud, siis ma otsustasin iseendale selle aja kasutada. Ja siis ma arvasin, et võiks natukene anatoomiat nagu päris anatoomiat ja füsioloogiat juurde õppida, et üks asi oli joogalik anatoomia, aga teine asi on nagu see, mida nagu meditsiini poole pealt siis vaadatakse ja siis ma leidsingi sellise koolituse ja siis ma jäin nagu lugema seda ja siis ma vaatasin, et hakkab mingi baasõpe ka ja kellele või millele ma üldse nagu eriti tähelepanu ei keeranud ja siis ma kirjutasin ja üllatus, enam-vähem paari päevas pärast see kursus hakkas või ma jõudsin üks moodul hiljem, ma enam täpselt ei mäletagi, aga igatahes ma sattusin osteopaatia tundi loengusse, teadmata, kes on osteopaat või mida ta teeb või see oli täielik nagu uus maailm. Hüppasid vette tundmatus kohas. Absoluutselt. Teadsid, et midagi seal on, aga... Ainukene tuttav sõna oli manuaalterapeut. Ja that's it. No näed. Ja siin sa oled, on ju? Ja siin ma olen ja tegelikult see on väga äge. See on väga äge ja minu jaoks nagu osteopaatia seob minu jaoks kaks erinevat maailma, millega ma tegelen. Mulle meeldib teha meeldivaid tegevusi või häid asju ja ma ei osanud neid kuidagi nagu siduda, et ühelt poolelt siis see ajurveeda maailm ja siis teiselt poolt selline taoistlik lähenemine. Ja üks oluline asi minu jaoks, et mõnele kindlasti tekib küsimus, et mis mõttes ta seob,
aga osteopaatia teatud harud on tegelikult arenenud välja ajurveedast. Ja siis, kui ma tegin oma lõputööd embrüonaalsest osteopaatiast, siis see taoistlik käsitlus, see on seal see põhi, millele see baseerub. Nagu meditsiinile lisaks, et siis tuli mulle, okei, nüüd ma saan aru, milleks mul seda nagu osteopaatiat nagu isikliku arengu koha pealt oli vaja, et siduda kõik selleks üheks teemaks. No päris huvitav. Tore, et nii suured seosed. ma ise ei ole osteopaat, nii et ma kuulan huviga, mis te räägite. No, tulistame nüüd siis Evelit ka veel, las ta räägib ka endast natuke, muidu ta istub ja kuulab ainult, kuidas me tarka juttu ajame, aga ole hea, Evelin, räägi endast natukene, kust sa tuled ja mis sinu minevik on ja mis liitis sind osteopaatiaga? No mina täpsustan kohe, et mina olen Eveli ilma ennita. Jah. Minu õde on Evelin, et seetõttu ma võin libastuda. Jah, Evelinne on oluliselt rohkem, aga ma olen ainulaadne siis, jah. Erakordne inimene. Just, Evelin ilma ennita, jah, Eveli. Nii et mina olen siis ainult praktik, ehk siis kõik mina saan oma nahal kõigepealt kätte ja siis ma lähen teooriat õppima, sest minul on vaja aru saada, kuidas need asjad töötavad, ehk siis mina olen kõigepealt meditsiinitöötaja, kõigepealt aastakümneid tegelenud tulekahju kustutamisega, ehk siis intensiivravis klotsidest inimesi kokku pannud ja jälle hinge sisse puhunud ja tegelenud elu hoidmisega. Ja mingis punktis ma jõudsin siis selleni, kus hakkas lihtsalt nii kahju nagu nendest inimestest, kes mul seal voodis olid, kes vaakusid hinge, et noh, et kui midagi on siin maailmas, mis aitaks seda ära hoida, et siis mina olen siin. Noh, aeg on nüüd niimoodi läinud, et ma arvan, et sest on üks 10 aastat möödas, võib isegi rohkem, ja kuna sulle ikka antakse alati seda, mida sa küsid, siis sai mina hästi huvitava perekonna omale, kellele mina hakkasin terapeuti otsima. Ja soovitati osteopaati. Mulle endale soovitati osteopaati ja mu pereliikmetele soovitati osteopaati, et osteopaat sisuliselt on maailmas üks väheseid spetsialiste, kes tegeleb nagu absoluutselt kõigega. Et selline info oli mul. Ja ma hakkasin lihtsalt guugeldama ja mulle meeldib väga nagu järgi küsida inimeste arvamusi, et ma ei ole selline, kes pea ees kuskil tormab, et mina iialgi ei tuleks nii nagu Anne, lihtsalt ühele koolitusele. Ehk siis see on meie see väga hea koostöö, me oleme 2 äärmust. Üks hüppab vette tundmatus kohas ja teine ennem kalda peal kõnnib 10 meetrit ja katsub varbaga ja siis sõrmega. Mina katsun kõigepealt selle põhja ära, et kas see põhi on minu jaoks turvaline, et kas see kõik töötab. Ehk siis mina olin kõigepealt patsient, kokku ikka vist 4 aastat. Ja ma ei saanud aru, mida see osteopaat minuga teeb, siis ma kurtsin kaelavalu ja ma kurtsin põlvevalu ja töötati hoopis kõhuga. Ja siis mul tekkis, mis mõtlesin, et ma olen nagu tean anatoomiat ja mõtlesin, et aga kuidas on põlved nagu kõhuga seotud, et seda ma ei olnud õppinud, et intensiivravis sellest üldse nagu ei räägitud, et noh, kõiki neid muid asju ma teadsin väga hästi, kuidas mingid asjad töötavad, aga vaat sellest ma aru ei saanud. Aga ma tundsin enda peal, et see kõik töötab, et mul oli nii palju parem iga kord peale osteopaadi laua peal tõusmist ja noh, vaadates see, kuidas mu pereliikmete peal töötas, siis ma ütlesin, et vau, mina hakkan nüüd raha koguma. Et see õpe on tasuline, eks mina siis otsustasin, mina hakkan nüüd raha koguma, ma kogusin 2 aastat siis seda õppemaksu raha. Et nüüd ma tulen õppima, et see on nüüd see, mida ma küsisin ja see on nüüd see, mida ma vajan. Ja siis tulingi mina õppima, noh oligi tänu sellele, et sama lugu, et koroona aeg oli ja hästi palju vaba aega tekkis, sest et piirid olid kinni, kuskil minna ei olnud, siis tekkiski see, aga seal õppimise puhul tekkis see ka, et tuli siis valik teha, et ma pidin tegelikult haigla tööst loobuma, sest see õpe on nii intensiivne, tuleb väga palju teha praktikat ja mul lihtsalt ei jäänud enam ööpäeva aega. 24 tundi sai ennem otsa. Täpselt, et teha nagu mitut tööd ja siis ka õppida täies mahus, sest et noh, mina otsustasin, et mina pühendun sellele, et see on nüüd see, mis minu käest töötab. Et teades seda tausta, mis inimesega juhtub, kui ta ei tee endaga midagi ja siis kuidas seda nagu ära hoida ja kuidas siis nagu inimestele anda see info, mida nad saavad ise ära teha.
no mida ma märkasin, on see, et hästi olulised on detailid, hästi pisikeste asjadega, et mis tekib nagu paljudel inimestel see segadus, et võtavad kuskilt YouTube'ist mingid harjutused ja siis võimlevad ennast vigaseks. Et noh, see on nagu see, mida mina praegu terapeudina hästi palju kohtan, et inimesed käivad, teevad igast asju ja nad on haigemad kui kunagi varem. Ja siis nad tulevad sellise skepsisega minu vastuvõtul, et aga mida sina mulle nüüd pakud, et ma kõike juba tean, et kas on midagi, mida sa mulle pakud. Ja siis esimene asi, mis ma teen, siis ma lihtsalt peatan nad. Ja siis hakkame nullist üles ehitama, testime keha ära, vaatame, mida tal üldse vaja on, mis on tal liiga tugev, mis on tal liiga nõrk, mis ta üldse teha saaks ja see peab olema tema jaoks tehtav. Ehk siis ma ei saa talle anda, ütleme 10 harjutust. Ma annangi talle 1, aga tehku seda hästi. Ehk siis see kevade õpetaja Laur ka tuleb minu jaoks sisse, et tee kas või pool, aga tee hästi. Kui midagi teed, siis tee hästi. Just, et tee nagu põhjalikult, nii et sa tunned ja saa sellest nagu iga rakkuga aru nii öelda. Eks see ongi minu jaoks osteopaadi vaade. Kas te ise olete, vaat ma nüüd küsin, et räägime siin osteopaatiast ja kuidas te jõudsite sinna. Kas te täna ise käite veel ka osteopaadi ise vastuvõtul, et ma saan aru, et teil on patsiendid ja nagu te ise olete aktiivsed siis terapeudid, et kui tihti ise te käite nagu osteopaadi laual? Ma nüüd sukeldun juba sellisesse isiklikuks võib-olla natukene, aga ma arvan, et kuulajatel on see huvitav. Minul on omad terapeudid, ma olen hästi mugav, mina kutsun endale kõik koju. Et ühe osteopaadi ma kutsusin endale koju päriselt Kohilasse kohe koju ja siis kutsusin 2 tükki Raplasse ja ühe siis sain Sakku ja siis mul on nagu 4 osteopaati, kelle vaateväljas ma olen, mõni on tudeng, saavad siis minu peal katsetada ja mõned on siis juba lõpetanud. Aga kuna ma ise olen ju siin koolis õppinud, siis ma juba tean neid inimesi, et milline on nende käekiri ja mis mulle sobib. Et siit tuleb see ka, mis on nagu hästi oluline, et iga spetsialist peab olema sobiv. Et kellele ema, kellele tütar, ehk siis mingite asjadega ma saan pöörduda Anne poole, siis mingite asjadega ma pöördun mõne teise osteopaadi poole, ehk siis see, mis inimest on huvitanud, et teades, mis lõputööd nad on teinud, mida nad sügavuti oskavad, et tuleb ju väike selline spetsialiseerumine. Ja sama ma saan kasutada ka oma patsientide puhul, kes tulevad ja ma näen, et minul jääb kogemusi väheks selles valdkonnas, aga see inimene vajab abi siin ja praegu, ehk siis ma ei pea tema peal harjutama nii-öelda, kas mul õnnestub. Siis ma suunan ta ka pigem edasi siis sellise inimese juurde, kes seda oskab, kes on selle valdkonna virtuoos. Sest et osteopaatia nõuab nagu ka väga palju praktikat. Kui mina esimesele kursule tulin, siis öeldi, et sul peaks olema nagu vähemalt 3000 erinevat keha, mille peale harjutada. Ma siis lugesin kokku umbes täpselt, mul on võib-olla 1000 nüüd. Nüüd, tänaseks. Ehk siis väga pikk tööpõld on veel ees ja väga palju on harjutamist ja see on nagu ikkagi kogu aeg selline harjutamine. Ma saan aru, et sa õpid iga patsiendiga? Jah. Okei, hästi. No Anne, tahad sa ka midagi nüüd? Talme sulle ka sõna vahepeal, muidu me... ma tagasihoidlikult siis ütlen, et minu viimasest osteopaadi vastuvõtust on vähem kui nädal aega möödas. Oi, no näed siis. Ja et selles suhtes ma täitsa nõustun Eveliga, et iga patsient on uus õppimine. Sest et ma kunagi omal ajal tegin nalja, et õpin erinevat keeli, ma valdan. Ja siis, kui ma ükskord sattusin või kui ma keeltest rääkisin pool naljatades oma ühe õpetajaga, siis ta kuulas ja siis mõtlikult ütles, aga iga kord, kui sa lähed tundi andma, sul on 20 inimest ees, sa räägid iga 20 keelt. Kuidas nad muidu sinna klassi kohale jäävad, et siin on nagu mõtlemise koht.